Enne lapsega koju jäämist ma töötasin sotsiaalvaldkonnas ja kui jõudis aeg siis sinnamaani, et tööturule naasta, siis sotsiaalvaldkond mind enam ei kõnetanud ja tuli teha otsus, mida edasi teha ja minu jaoks kõige parem variant oligi siis asuda uuesti õppima ja leida midagi uut enda jaoks. Oma õekraadi omandasin ma Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Mul ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda, et väga toetav õpikeskkond on. Tagantjärgi ma enam ei mäleta neid raskusi, aga loomulikult oli ju neid õhtuid või neid öid, kus sa oled magamata ja mures ja sul on tunne, et sa ei saa hakkama. Aga need lähevad meelest ära nagu. Kuna meditsiinis on ikkagi käsikäes on ka siis praktikabaasid, on tööandjad, et siis väga oluline roll sealjuures on ka nendel. Et sama palju, kui ma kiidan kooli, sama palju ma kiidan täna Rapla haiglat, kus kohas mina kasvasin õeks. Igapäevaselt töötame põhikohaga Confido Rapla tervisekeskuse kliinilise juhina, pereõena ja osalise töökoormusega töötan Raplamaa haiglas õena sisehaiguste osakonnas. Ütlekski seda, et see esimene samm on äärmiselt raske teha, nagu see ongi kogu selle protsessi juures kõige raskem on täpselt see esimene samm. Minu elu on täna nagu tänu õppimisele muutnud täiesti kardinaalselt, et ma olen tõesti ilmselt oma aktiivsuse tõttu sattunud juhi rolli, aga ma ei pea seda enda jaoks primaarseks. Pigem ma õppisin õeks, ma armastan oma õetööd ja sellest ma ei taha mitte mingil juhul loobuda, et õeamet on midagi sellist, mis on täpselt päris minu oma, et mille ma leidsin. Õppimine tegelikult ikkagist annab väga palju ja avab väga palju uksi.